tere! See video räägib sellest, kuidas kasutada CloudSheetis palgalehti ja töötajate kaarte. Kõige lihtsam on CloudSheeti kasutamist alustada töötajate kaartide täitmisega. Lisame uue töötaja. Toomas Tamm. Kui me tahame hiljem koostada DST-faili, siis me peaksime täitma ära ka isikukoodi välja. Toomas on meie ettevõttes juhatuse liige ja saab juhatuse liikme tasu. Toomas on esitanud tulumaksuvaba miinimumi rakendamise avalduse, liitunud kogumispensioniga, kuid ei ole veel pensionieas. Salvestame töötaja kaardi. Lisame uue töötaja. Tõnu. Tõnu töötab meil kuupalgaga ja tema brutopalk on 500 eurot. Salvestame. Lisame uue töötaja. Tanel. Tanel töötab tunnipalga alusel ja tema tunnipalga hind on 5 eurot tunnist. Salvestame. Töötajate loetelus me näeme kõiki aktiivseid töötajaid ja nendega kokku lepitud brutotasusid. Liigume tagasi palgalehele. Palgalehel on oluline tähele panna, et me oleksime õiges arvestuskuus. Kui me soovime arvestada tasu novembri eest, siis valime loetelust novembrikuu. Ühes kuus võib olla mitu väljamaksulehte. Et näiteks kui arvutatakse puhkusetasu varem välja ja ka makstakse eelnevas perioodis, mitte koos põhipalgaga, siis tasub teha eraldi puhkuse väljamaksuleht. Meie seda praegu ei tee. Anname lehe pealkirjaks novembri palk. Ja ütleme, et novembri palga maksame me välja 9. detsembril. Väljamaksu kuupäev on väga oluline, sest selle järgi arvutab CloudSheet palgamaksud. Kuna töötajate kaardid said kõik täidetud, siis saame kasutada funktsionaalsust lae palgalehe andmed. Kasutame seda. Ja me näeme, et CloudSheet teab, et novembris oli 21 tööpäeva ja 168 töötundi. Töötundide põhjal arvutab ta tunnipalgast brutopalga. Kui me leiame, et mõni töötaja jäi siit puudu, siis me saame minna ja teha uue töötaja kaardi ja laadida uuesti palgalehe andmed. Teine variant on see, et me lisame inimese otse palgalehelt. Näiteks teile. CloudSheet hoiatab, et tegu on uue inimesega ja loomisel on uus töötaja kaart. Me ei tea veel, mis on selle teele brutotöötasu, aga me teame, et netotöötasuna peab ta kätte saama 400 eurot. Sisestades netotöötasu CloudSheeti arvutab välja brutopalk. Lisame teele palgalehele. Samuti teame me seda, et see kuu tuleb maksta üks lisatasu. Lisatasu maksame Tanelile. Valime Taneli ja me teame, et Taneli lisatasu on 150 eurot. Lisame tema lisatasu palgalehele. Lisatasude puhul tuleb meeles pidada, et nendelt me eraldi tulumaksuvaba ei arvesta. Salvestame palgalehe ja koostame raamatupidamiskanded. Iga töötaja kohta luuakse üks kanne, lisaks veel üks kanne tööjõumaksude kohta, mida peab maksma ettevõte. Ja nii lihtne see ongi.
Kui me leiame siin mõne vea, liigume tagasi palgalehele. Korrigeerime. Näiteks võtame selle lisatasu, muudame ära 100 peale. Salvestame. Ja koostame kanded uuesti. Sellest, kuidas saata kanded internetipõhisesse majandustarkvarasse Margen, on eraldi õpetus. Aitäh!